Mina olen väheste hulgas, kes on tõsiselt nördinud valitsuste käitumisest. Paar nädalat tagasi läks Saudi kodanik Jamal Khashoggi Saudi konsulaati, et oma abiellumiseks paberivärgi korda panna. Samal päeval hommikul lendas 15-liikmeline meeskond 2 Saudi valitsuse lennukiga teda piinama, elusalt tükeldama ja tapma. Samal õhtul sõitsid mõrvarid kodumaale tagasi. Mina olen nördinud mitte ainult ülekohtu pärast, aga kah sellest, et valitsused arvavad oma käitumist õigustatuks. Miks valitsused igasugust sigadust endale lubavad, on lihtne. Mõned valitsused, nagu kommunistlikud valitsused, omastavad ideoloogiat, mis lubab hiilgava ja vältimatu saatuse. Ja muidugi ükskõik, mida tehakse vältimatu saatuseks, on ju õigustatud. Seepärast lasksid Eesti kommunistid minu 26-aastase onule kuuli pähe. Minu onu ainus patt oli see, et tema hiilgavat tulevikku ei oodanud. Mõned valitsused arvavad, et nende liidrid on Jumala poolt valitud või isegi jumalad. Põhja-Korea dünastia lubab endale kõik vastased surmata, isegi oma sugulased, sest liider on Jumal. Jumal on ju kõigiks õigustatud. Ja Saudi Araabia prints Mohammed bin Salman on Jumala poolt määratud valitseja ja seepärast võib tema otsustada, kes elab, kes sureb, keda kividega surnuks visatakse ja kelle käed otsast raiutakse. On kah valitsusi, mille liidrid välja ei vahetata. Seda kauem liidrid on ametis, seda rohkem nad tunnevad, nagu amet kuulub nendele igavesti ja nende käitumine ei ohusta ametit. Vladimir Putinist ei saa lahti ja temal on selge, et ükskõik, mida ta ette võtab või mida ta käsib, on õigustatud. Ega muidu ju rahvas teda tagasi ei valiks. Putin julgeb võõrriikide valimistes segada ja välismaalasi mürgitada. Kõik on lubatud ja kõik on õigustatud. Ma tahan öelda, et valitsused haaravad endale moraalset autoriteeti ideoloogia kaudu, usu kaudu ja ka ametiaja kaudu. Ja minu arvates pole ühelgi valitsusel kunagi antud moraalset autoriteeti. Rahvas on valitsusele ainult lubanud kohustusi. Mina olen konservatiiv. Mina pooldan piiratud valitsust. Ja kui juba piirata, siis mina tahan väga piiratud valitsust. Mina arvan, et valitsuste ainus kohustus on oma rahva kaitsmine. Kaitsmise juurde arvan võõra vägede eest kaitsmist ja muu eluohtude eest kaitsmist ja ka majandusraskuste eest kaitsmist. Mind haavab see, kui valitsuses seda kohustust eiravad ja seda kohustust asendavad kõrvaliste sihtmärkidega. Kõik, mis ei puuduta omaste kaitsmist, on vale ja kõrvaldane asendustegevus. Valitsustele pole antud moraalset autoriteeti kulutada raha, mida rahval pole. Mõelge siin Rail Balticale või Tallinn-Helsingi tunnelile või USA katastroofilise võlale. Valitsustel pole antud moraalset autoriteeti põlisrahva maadega vara ära kinkida. Mõelge USA indiaanlastest või sätudest ja uue piirilepingu peale, millega valitsus tahab kinkida 5% Eesti maast ja maavaradest Putinile, mitte millegi eest. Valitsustele pole antud moraalset autoriteeti põlisrahva geneetilise modifitseerimiseks.
mõelge piiramatu pagulaste vastuvõtust. Valitsustel pole moraalset autoriteeti piirata oma rahva eraelu. Mõelge kooseluseaduse peale. Valitsustel pole moraalset autoriteeti abistada eelisjärjekorras võõraid rahvaid enne oma rahvast. Ja valitsustel pole antud moraalset autoriteeti oma rahva tapmiseks, kas küüditamise käigus või mürgitades nagu Inglismaal või elusalt tükeldadus nagu Jamal Khashoggit. Ma esitan siin näiteid, mida saab visata ka Toompea kapsaaeda. Kuidas sattub Eesti valitsus moraalse autoriteedi kuritarvitajate sekka? Sellel on lihtne vastus. Eesti valimisseadus jäädvustab valitsuse liikmeid surmani. Eestis ametipidajad tunnevad, et nende ametikohad kuuluvad nendele igavesti, ükskõik mis nad ka ette ei võtaks. Meie ei saa ühestki lahti, sest kui valime Jukut või Jaanikat, hääled laekuvad ikka Jüri Ratasele ja Kadri Simsonile. Ükskõik mis muu viisil valitsust valitakse, oleks parem kui olemasolev Eesti valimissüsteem. Ma tuletan meelde, et demokraatia algas Kreekas, Ateenas. Ateenlaste demokraatias pole midagi sarnast Euroopa välja mõeldud Tehonte häälte lugemisega ja Eesti demokraatiaga. Ateenlased teadsid, et valimised loovad aristokraatide ja aadli kihi. Seepärast tähtsad otsused ja tähtsad ametid jäeti iga kodaniku kohustuseks. Ateenlased leiutasid sellise masina. See on kleroteeria. Neid ehitati puust ja ka marmorist, nagu see, mis pildil. Seda laeti pronkspallidega, nii mustaks värvitud kui ka valgeks värvitud. Ja igal kodanikul oli kaelas kodaniku tooken või sümboolne münt, mis tuvastas tema kodaniku staatust. Põhimõtteliselt see oli ateenlaste ID-kaart. Ja kui kodanikud tulid kohale tähtsa otsuste jaoks, siis või žürii osalemiseks, pistsid nad oma kodaniku mündi järjest horisontaalpiludesse ja iga tuvastatud kodanikule veeres pallike vasakpoolsest suuremast august. Kui sinu pall oli kas valge või must, sellega teadsid, kas sina pidid otsuses osalema või mitte. Põhimõtteliselt otsustajad, saadikud valiti publiku seast juhuslikult. Erastatud eliit-poliitklassi polnud võimalik tekkida. Ma saan aru, kui teie arvate sellist süsteemi anakronistlikuks. Võite arvata, et naabertädi ei kõlba tähtsa otsuste tegemiseks, ta ei oska isegi prügi sorteerida. Aga kujutage ette, et valiksime teie seast sind ja veel teisi juhuslikke inimesi. Ja me paneme nad kõik parlamenti istuma järgmise paariks aastaks. Loomulikult võime valikut stratifitseerida, et tagada selle vastavus riigi sotsiaalmajanduslikule ja demograafilisele profiilile, et valik oleks tõesti representatiivne. 50% valitutest oleksid naised. Paljud oleksid noored, mõned oleksid vanad, mõned oleksid rikkad, kuid enamik neist oleks tavalised inimesed nagu sina ja mina. See oleks ühiskonna mikrokosmos. Ja see mikrokosmos simuleeriks, kuidas me kõik mõtleme, kui oleksime saanud aega, teavet ja head protsessi, millega otsustada. Ja kuigi teie ei pruugi selles parlamendis istuda, keegi teie vanuses, keegi teie soost, keegi teie asukohast ja keegi teie taustast oleks selles parlamendisaalis teie eest. Nende inimeste tehtud otsused tuginevad rahva hulkade tarkusele. Need muutuksid rohkem kui nende osade summa. Nad muutuksid
kriitiliste mõtlejateks, kellel oleks juurdepääs ekspertidele ja nad suudaksid tõestada, et mitmekesisus suudab vastata ühiskondlike küsimustele ja probleemide laiaulatusliku esitamisele. See poleks mingi Gallup-Polli arvamuste valitsust. Aga siiski oleks üks peamine kõrvalmõju. Kui me asendaksime valimised juhusliku inimeste määramisega, teeksime meie parlamendi ühiskonna tõeliselt esindavaks. Ja see tähendaks poliitikute ja parteide lõppu. Kas oleks kellelgi sellest kahju? Ja kui tavakodaniku perspektiiviga pole nii väga karta, et valitsused lähevad oma rahvale kallale, ei mürgiga ega mõõgaga. Ja kui tavakodanikude käes on tähtsad otsused, pole karta, et valitsuste tähtsam ülesanne, oma rahva kaitsmine jääks unarusse. Ateenlaste parandus inimkonnale on väärt üle vaadata ja meelde tuletada.